Aga ongi kohtumine alguse saanud ja teeme kiiresti. Läheb nüüd kõrgemalt survet tegema. Julgelt mängib Vaprus ja nüüd lõpuks jäädakse pallist ilma. Tuleb löök ka, aga selle püüab ilusti. No julgelt liigutab palli ikka. Pidas ruumi on. Kas tuleb löögi koht ka? Tuleb löök, aga see selgelt ebaõnnestub. Teisest lainest löök ja paremast postist läheb mööda. Päris hea rünnak Vapruselt nüüd. Välja ikka palliga. Nüüd saab Vaprus ka positsioonirünnakut proovida. Päris kõrgele. Nii tõusnud kõik on. Mööda paremat äärt tullakse. Ja ikka tullakse. Tekib löögi koht ka. Tuleb löök ka ja pall on väravas. Ja ei kusagilt suurepärase pealelöögi sai Vaprus siin teele pandud ja ei ole midagi teha. Valner peab palli võrgust välja võtma ja super löök väga täpselt paremasse nurka. Kes see väravautor siin nüüd täpselt oli, tundub, et Orm see on. Ja nüüd väga huvitava käigu saab see mäng, kui 22. minutil kodumeeskond Pärnu Vaprus selle kohtumist juhtima asub. Ja peatreener Prins võib väga rahul oma meeskonna toimetustega praegu olla. Nii-öelda keerati kaitsete pealt maha, leiti õiged mehed üles, vaatame uuesti kohe. Kui see Orm pöörde pealt sellise kavala löögi teele saadab, väga palju jõudu seal ei ole, aga lööks sedavõrd täpne lihtsalt, et ei õnnestunud Valneril käsi vahele saada, ikka tundub täitsa nurka. Pall teele läks. Ja ei ole midagi öelda. Super võtt, Vaadia tahab lühidalt lahti mängida. Tuleb pall kasti ka, tuleb jätk sealt ja oi, värava joonelt praegu. No nüüd oli praegu Vaprusel õnne. Ainsalu. Ikka Ainsalu üritab keskele mängida ka, aga seal omasid pole. Teisest lainest Iboro, kaugelt löögi koht on ja Nõmm teeb suurepärase tõrje. Ja väga hea löök praegu Iborolt. Teine pall jääb Roosnupule. Paremalt hakkab tulema, tuleb löök ka ja Nõmm tõrjub ja väga kena tõrje. Ja paaril korral tõesti Levadia kaugelt peale löönud on. Ainsalu. Tuleb löök ka ja milline värav! Ohsa! Ja Ainsalu lööb 1-1 tabloole ja suurepärane karistuslöök 59. minutil. Ja see pall maandus ikka väga ristnurgas. Oi, mis elul nii viga, kui selliseid maiuspalasid pakutakse jalgpallimängu jooksul. Suurepärane värav ja Levadia saab viigi värava kätte. Ja vaatame, kuidas Vaprus sellega toime tuleb, vaatame korra veel. Super löök parema jalaga vasakusse ristnurka ja Nõmm seal olukorras ta ei saa mitte midagi teha. Löök sedavõrd täpne, sedavõrd tugev ja sealt ikka annab ära tuua seda. Valnerit see väga ei sega ja püüab mees. Ja Pedro kohe palliga, võimalik kasti minna Vendellil, tuleb vastu ka Nõmm seal ja õigel ajal tuleb vastu teisest lainest, Pedro võidab palli peal, aga uut lööki tule sealt veel. Otto hästi Villot astus vastu, aga toeb palli veremeheks. Kvortsov kastis, tuleb sööt keskele ka, seal on omadel käed vahel, olukord ikka veel lahtine, tuleb löök ka, see esimene blokeeritakse, Otto saab proovida ja läheb mööda. Sööt paremas äärde tuleb, Otto saab lüüa ka ja super tõrje Nõmmilt väravas. Väga hea löök ühe puutega kõige kõrgemal. Liivak võidab teise duelli. Natukene pall lahtine on ja lõpuks Vaprusel õnnestub ära klaarida. Nüüd super pall Kauberil ette läheb ja 1-1 väravai vastu läheb. Kas õnnestub see olukord ära lahendada? Ei õnnestu! Ja läks tõstma. See aga kiiresti Levadia oma. Uus pall kasti tagumises postis, võimalus lüüa ära ja saab. Ei tule, sulus ei. Pall on võrgus, aga ei tule. Jätkub, tõsiasi on see, et jätkub rünnak. Ja ongi kohtumine läbi 1-1.
Vaprus kannatas ära teisel poolel, Levadia sai. Mängu Levadia poolelt nõus on rääkima meeskonna kapten Rasmus Peetson. Rasmus, räägi, kuidas ise selle mängu kokku võtaksid täna? Pusimine. Juhtus see, mida ei tahtnud, et juhtuks, jäime taha, pidime hakkama seda lahti muukima ja terve mäng oli pusimine. Ei suutnud kahjuks seda võitu ära võtta siit, et võimalusi tekkis, aga Pärnu võitles südikalt kaitses ja me ei leidnud neid kõige paremaid lahendusi. Kas võib natuke öelda, et ikkagi see nädala sees peetud euromäng mingil määral jalgades? Eks kindlasti mingil määral jah, aga see, kus me esimesel poolel mängisime, see ma ei tea, kas saab selle alla pugeda nagu. Aga millest teine poolega oli ju tegelikult laias laastus teie kontrolli all ja et mis see puudu jäi? No, esimene poolega oli samamoodi meie kontrolli all, lihtsalt esimene poolega me tegime rohkem lihtsamaid vigu, mille pärast Pärnu sai jooksma ja siis see tekitas natuke ärevust, aga teine pooleg siin lõpus oli peaaegu 2-1 lähedal, aga väga nad jooksma ei saanud teine poolega. Kas võib öelda, et natuke õnne oli ka lõpus, seal üks olukord Pärnul tekkis? No võib öelda. Okei, aga ma ei hakka rohkem kinni hoidma, aitäh sulle. Rasmus, räägi, kuidas sa ise mänguga rahule jäid? Ma ütleks, et esimene poolega väga hea, suutsime meeskondlikult koos kaitsta ja kompaktselt seista ja lõime selle ühe väravaga ära, et tegelikult ju tipp-topp, et 1-0 võitsime selle poole ja teine poolega ma ütleks, et Levadia keeras natuke võib-olla seda vinti juurde ja tasuks ka värav, et natuke võib-olla lollist ise lubasime ka selle kasti juures, aga mis teha, järgmine kord oleme tugevamad, et 1-1 ka täna tegelikult ma ütleks, et on ikkagi aus tulemus. Kuidas oma väravaga rahule jäid? Ja ma arvan väga hästi jäin rahule, et selles mõttes, et värav on värav ja ma arvan, et sai kast palli, Pajo hästi lükkas, korra Limberg ka küsis, aga ma proovisin ise lüüa, sest kuidagi tundus õige ja läks sisse, nii et tipp-topp. Mis poole ajal peatreener rääkis esimene poolega, ütlesid, et 1-0 võit, mis sõnum oli? Ma ütleks, et siin ei olnudki mingit otsest sõnumit, et lihtsalt oli niisugune pisiasjade ülekäimine, et kaitses korralikult ja pingutame ja duellides oleme tugevad ja anname endast kõik ja viskame nendele pallidele ette, et siin mingit korrekteerimist ei olnud, et tegime lihtsalt lihtsatest asjadest väiksed eraldused ja see oligi see sõnum. Kuidas äkki soovid, ma ei tea, meeskonnakaaslasi kiita, mis sulle silma kõige rohkem täna jäi terve meeskonna kui terviku juures? Ma ütleks, et üks asi, mis kohe pähe lööb, on see, et kõik, kes platsile tulid või siis platsi alustasid, andsid ennast kõik, et see selline peabki Vaprus olema suurte vastuses mõttes, et kaitses väga hea pingutus, kogu aeg jõuame terve meeskonnaga ilusti palli alla ja see teebki siis selle elu raskeks nende suurtel, et ma ütleks, et neil ei olnud kerge täna, et ma isegi pigem tahaks öelda, et pääsed selle viigiga, et me olime ikkagi ju võidus kinni selles mõttes 60 minutit vähemalt. Jah, kas võiks väita, et see viigipunkt natuke võidu maitsega võib-olla mingil määral on, kuigi jah, 1-0 juhtsite, aga lasite 1-1 lasite viigistada, aga kas sellegi poolest, kui hinnaline see punkt on? Ei, kindlasti, et suure neliku vastu jälle punkt võtta on väga hea, et ja natuke võib-olla pitstab, et lõpus oli variant ära lüüa ja ise natuke lollit lubasime selle värava võib-olla, aga pigem ta on ikkagi siuke väga hea maitsega punkt, et jah, oleks ju 3 läks parem kui 1, aga täna nii lasime selle värava, nii et aus tulemus. Sellega, suur tänu sulle, saad ka taas